Tere sõbrad! Täna räägime ilmselt sellisest teemast, mis ei ole väga aktuaalne. Poisid siin naersid, et ei ole üldse aeg. Aga mina arvasin, et teil on huvitav kuulata sellisest teemast nagu linaski ja võib-olla kogrepüük. Mingi aeg tagasi raadios ma rääkisin sellest, tahaks rääkida seda videos ka. Linask on ettevaatlik kala. Paljud püüavad teda, aga mõnda asja ei tea. Näiteks, kuidas saab meelitada linaskit. Üks meetod on selline, väga huvitav, seda ma nägin kusjuures Emajõe ääres. Alguses ei saanud aru, mis asi see on, et puu küljes, mis oli vee pinna peal, rippus plekkpurk. Kui ma lähemalt uurisin, see plekkpurgi sees oli haisev lihatükk ja mööda seda liha jooksid tõugud ja plekkpurgis olid augud. Need tõugud kukkusid järjest vette ja seal kohas siis kogunes väga palju kala. See on siis üks meetod, kuidas saab meelitada. Teine, tean, et mul üks sõber käib linaskit püüdmas Metsajärve ääres ja kasutab, naljakas küll, aga põdra sitta. Miks ta seda teeb? Naljakas, et korjab metsas ja siis enne püüki loobib seda vette, siis hakkab linaskit püüdma. See on sellepärast, et kui metsas vaene loomakene läheb pesema ennast, et tõugud maha pesta, siis läheb tervenisti vette ja põdra lõhn meelitab siis kalad ligi, sest et kõik need tõugud ja kärbsed ja putukad lähevad vette ju, kukuvad vette ja siis saab kala süüa. See on siis teine meetod. Üks minu tuttav püüab niiviisi, et võtab lehmasarve. Muideks tulge kohvile. Et põdrasarve võib ka kasutada. Ühesõnaga, sõber puuris augu sisse sarvele, lehmasarvele ja siis gaasipõleti väike või tulemasin ja natukene paneb seda põlema ja siis nööri otsas viskab selle sisse. See paha lõhn õudselt meeldib kaladele, nii kogrele kui linaskile. Nii, mis veel? VD40 või petrooleum meeldib väga nendele. Siis kõige parem peibutussööt linaskile ja kogrele on muidugi kodujuust. Veel üks asi, mis võiks teile
rääkida. meie poes on müügil kahvavarred ja kõik teavad, et kui peibutussööta viskad, siis peibutussööda kuul teeb suure sulpsu. Vot kahvavarre külge mina paneks sellise topsi, näiteks sellesama konservipurgi plekist, puuriks sinna augu ja keeraks poldiga selle kahvavarre külge ja sinna paneks peibutussööda kuuli ja vaikselt laseks sinna, kus püügikoht on. Veel üks teema, mis tahaks ütelda, et kui me püüame näiteks ööussiga, siis üks vana kalamees ütles mulle nii, et kõige parem on lõigata ööussil saba ära ja püüda ööussiga ilma sabata. Miks seda teen? Ööussi saba on kare ja linaskile ei meeldi see karedus ja ta lihtsalt sülitab välja. Nii, no tänaseks vist video on valmis. Et ootame järgmist videot ja kõikidele nägemist.